Miks ma võtan seda teemat nii tõsiselt ja nii suure kirega, on see, et inimesed, kellega ma olen kohtunud, kes on olnud minu kliendid, 3 neist on tänasel päeval surnud. 1 on maha lastud oma partneri poolt ja 2 on sooritanud enesetappu. Ja alati me ei jõua sekkuda õigel ajal ja vahest on inimese lootusetus sedavõrd suur, et ta ei näe muud võimalust, kui omaenda elu võtta. Varjupaikade süsteemi hakati ju ehitama üles 13 aastat tagasi ja tänaseks ongi üle Eesti 13 naiste tugikeskust siis nüüd uue nimetusega. Et seetõttu ma arvan, et need on ainulaadsed kohad, kus kõik töötajad on saanud eraldi väljaõppe just nimelt vägivalla ohvritega töötamiseks. Sest tõsi ta on, et väga paljud minu kliendid on vägivalda kogenud ka lapsepõlves. Lapsepõlves seksuaalselt kuritarvitatud naisel on 20 korda suurem tõenäosus sattuda täisealisena rohkem kui ühte vägivaldsesse suhtesse. Et kui me nüüd võtame nende psühholoogide, terapeutide, juristide tunde, siis 13-14 tundi kuus, mis siiani on tasustatud, on, ütleme ausalt, naeruväärne. See teeb 2 tööpäeva kuus, aga kliente me võtame vastu iga jumala päev. Et see on niigi ülimalt minimaalne, mida me siiani teeme. Ja miks on oluline, et nad oleksid üle Eesti? Ma tean, et on ka mingid, et vaatame need suuremad keskused. Siis minul on hästi head kogemused just sellepärast, et ma töötan ka Tartust kaugel. Ma ei ole ainult ühes Eesti suures linnas. Laias laastus võib-olla võib selle välja tuua, et väiksemates kohtades või Eesti äärealadel muidugi on neid materiaalseid probleeme oluliselt rohkem. Seal on raskem leida tööd ja sõltuvus seetõttu ka oma vägivaldsest mehest võib olla palju suurem. No samasuguseid naisi on kindlasti ka suurtes linnades, aga neid, kes tuleks, mõtlen, majanduslikult iseseisvalt toime, on suuremates linnades rohkem.